Tere kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2017. aasta laia matemaatika riigieksami, osa 1. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda teie omadest, kuid vastused võivad ikka tulla samad. Kõik vastused on kontrollitud Harno lehel olevatest eksamimaterjalidest. Ilusat vaatamist. Ülesanne 1. Lihtsustage selline avaldis, kui A on suurem kui 0. Lugejas saame selle tehte lahti kirjutada kui ruutjura miinus 3 korda ruutjura pluss 3. Nimetajas saame sulgud ette võtta A ning kui vastandaja miinus 1, tuleb murd ümber pöörata. Viime kõik ühisele murrujoonele ning maha saab tõmmata ruutjura pluss 3 sulud. Samuti saame maha tõmmata A mõlemalt poolt. Punkt 2. Leidke A väärtus, mille korral on avaldise väärtus 6,5. Pannes lihtsustatud avaldise võrdame 6,5-ga, korrutame tervet rida 2-ga, et saada lahti murrust. Jättes ainult A vasakule poole ning võttes terve rea ruutu, saame, et A võrdub 256-ga. Ehk siis vastus on, et A väärtus on 256. Ülesanne 2. Tuleb lahendada selline eksponentvõrrand. Saame kirjutada 2 astmel x pluss 1 lahti kui 2 x korda 2. Paneme 2x võrduma t-ga. Saame sellise võrrandi. T1 on 0, mis ei sobi, sest vasakule poole ei ole võimalik 0 tekkida. Võtame ette teise teguri võrrandist, lahutame t-d ning viime 96 teisele poole. Jagades terve rea miinus 3-ga saame, et t võrdub 32-ga. 32 saab kirjutada kui 2 astmel 5, ehk siis x võrdub 5-ga. Saame ka kontrolli teha ning on näha, et nii vasakule poole tuleb 0 nagu paremal pool. Ehk siis vastus on, et lahendatud võrrandi väärtus on 5. Ülesanne 3. Punkt 1. Lihtsustage selline siinuse avaldis. Siinus 2x saame kirjutada kui 2 siinus x koos siinus x ning siinus pi ehk 180 kraadi miinus x kui siinus x-ina. Maha saame tõmmata siinus x-id ning vastuseks jääb 2 koos siinus x-i. Punkt 2. Joonestage funktsiooni fx võrdub 2 koos siinus x graafik vahemikus miinust piist piini ning leidke parameetri a kõik täisarvulised väärtused, mille korral on võrrandil fx võrdub a, selles vahemikus täpselt 2 lahendit. Leiame kõik vajalikud punktid, pannes xx miinus pi jagatud 2-ga, 0, pi jagatud 2-ga ning pi. Väärtused lisame joonisele ning tõmbame joone. Jooniselt maha lugedes näeme, et täisarvulisi väärtuseid, mille korral on täpselt 2 lahendit neile, on miinus 1, 0 ning 1. Ehk siis vastus on, et lihtsustatud avaldis on ruutjura miinus 3 jagatud 2-ga ning kõik täisarvulised väärtused on miinus 1, 0 ja 1. Ülesanne 4. Ajakirjas oli ristsõna, mille õigesti lahendajad osalesid 4 ühesuguse auhinna loosimises. Oma lahenduse saatis 250 erinevat inimest. 94% lahendustest olid valed. Esimene küsimus. Mitme lahendaja hulgast loositi 4 auhinnasaajat? Leiame algselt valede lahenduste arvu, korrutades kõikide lahenduste arvu 94%-ga ehk 0,94-ga. Vastuseks saame 235. Lahutame täismahust 235 ning saame, et õigete lahenduste arvuks oli 15. Teine küsimus. Mitmel erineval viisil võis õigesti lahendanute vahel jagada 4 auhinda? Selle jaoks peame kasutama kombinatsiooni valemit, pannes 4 ehk auhinna saajate arvu ülevale ning 15 ehk õigete lahenduste arvu alla. Korrutades ja jagades kõik lahti saame vastuseks 1365 erinevat viisi. Kolmas küsimus. Kui suur oli tõenäosus õige lahenduse korral auhinnast ilma jääda? Selle leidmise jaoks lahutame 1 ehk 100% 4 15-ndikku, mis oli auhinna saamise tõenäosus, ning saame vastuseks 11 15-ndikku. Ehk siis vastus on, et 15 lahendaja hulgast loositi 4 auhinna saajat. 1365 erineval viisil võis jagada 4 auhinda. Tõenäosus, et õige lahenduse korral auhinnast ilma jäädi, oli 11 15-ndikku. Ülesanne 5. Punkt 1. Lahendage selline võrratus. Siit tekib meil võrratuse süsteem, kus ülemine pool on väiksem või võrdne 0-ga ning alumine pool peab olema suurem kui 0, sest nimetaja ei tohi olla 0.
Saame, et x1 on 0 ning x2 tuleb 4. Ärge unustage, et 0 on 2 korda siin, kuna tegu oli ruuduga. Ning kolmandaks x1 saame, et see on suurem kui -2. Ehk siis võrratuse vahemik jääb -2 ja 4 kaasa arvatud vahele. Teine küsimus, kas võrrandil 2 log 3 sulgudes x pluss 2 võrdub 2 pluss log 3, 4 on lahendeid, mis kuuluvad alaülesandes 1 antud võrratuse lahendite piirkonda. Põhjendage oma vastust. 2 logi ees saame tuua logaritmite vastandajaks ning viime log 3, 4 vasakule poole. Kuna tegemist on samade logidega, saame panna need samasse tehtesse jagamisega. Teades ülddefinitsiooni logaritmilt saame, et see murd võrdub 3 ruudus ehk 9-ga. Korrutame terve area 4-ga, et saada lahti murust. Võtame ruutjuure tervest reast ning saame, et x1 on 4 ja x2 on -8. -8 kindlasti x olla ei saa, sest logaritmitav ei tohi tulla negatiivne. Teeme ka kontrolli 4-le ning on näha, et vastus on õige. Ehk siis vastus on, et võrratuse hulk on -2-st 4-ni ning lahendite piirkonda kuulub x võrdub 4. Ülesanne 6. Punkt 1. Kõvertrapetsit K piiravad jooned y võrdub x ruudus -4x pluss 6, y võrdub 1, x võrdub 1 ja x võrdub 4. Joonestage ja viirutage kõvertrapets K. Joonestame esimese asjana sirged joonisele. Et joonestada parabool, peame leidma selle haripunkti koordinaadid ning 2 väärtust sellele. Haripunkti x leidmise valem on -b jagatud 2a-ga. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 2. Paneme x-i väärtuse ruutvõrrandisse ning saame vastuseks ka 2. Ehk siis haripunkt on 2 ja 2. Leiame x ühele y väärtuse ning saame vastuseks 3. Ehk siis üks punkt sellest vasakul pool oleks 1 ja 3. Leiame ka x3-le y väärtuse ning saame vastuseks 3. Ehk siis teine punkt sellest paremal pool oleks 3 ja 3. Viirutame nüüd selle kujundi ära. Teine punkt. Arvutage kõvertrapetsi K pindala. Et leida selle pindala, peame kasutama integraali. See kujund on piiratud x4 ja x1-ga. Kuna kujund on y-ist 1 mõõteühik kõrgemal, tuleb ruutvõrrandist lahutada 1. Võtame järgmisena tuletise sellest. Paneme 4 tuletise x-i asemele ning lahutame sellest võrrandi, kus x-i asemel on 1. Saame, et pindala on 6 ruutühikut. Ehk siis vastus on, et kõvertrapetsi pindala on 6 ruutühikut. Ülesanne 7. Ärimees peab lendama Tallinnast Sofiasse, mis asub Tallinnast 1860 kilomeetri kaugusel. Otselende Tallinnast Sofiasse sel kuupäeval ei toimu ja ärimehel tuleb lennata ühe ümberistumisega kas Münchenis või Kiievis. Punkt 1. On teada, et Tallinna ja Kiievi vahemaa on 1060 kilomeetrit ning nurk Kiievi Tallinna ja Kiievi Sofia lennuliinide vahel on 126,9 kraadi. Arvutage Kiievi ja Sofia vahemaa. Vastus andke täpsusega 10 kilomeetrit. On teada, et Tallinna ja Sofia vahemaa on 1860 kilomeetrit ning et Tallinna ja Kiievi vahemaa on 1060 kilomeetrit. Et leida Kiievi ja Sofia vahemaa, saame kasutada koosinusteoreemi. Siin saab kasutada kas Viete teoreemi või ruutvõrrandi lahendi valemit. Vastuseks peaksid tulema -1, -2, 1292 ning 1020. B1 väärtus muidugi sobi, sest vahemaa ei saa olla negatiivne väärtus. Punkt 2. Kui lennata Müncheni kaudu, siis tuleb kõigepealt lennata 1520 kilomeetrit Münchenisse ja sealt edasi 1100 kilomeetrit Sofiasse. Arvutage Müncheni ja Kiievi vahemaa. Vastus andke täpsusega 10 kilomeetrit. Leiame algselt nurga Sofia, Tallinna, Kiievi vahel, kasutades siinusteoreemi, eraldades siinus alfa ning saame, et alfa võrdub 26 kraadi. Järgmisena leiame nurga Müncheni, Tallinna, Kiievi vahel. Paneme kõik arvud valemisse ning eraldame koossinus gamma. Saame, et gamma võrdub 89 kraadi. Edasi kasutame siinusteoreemi, et leida nurk Tallinna juures. Eraldame siinus beta ning saame vastuseks 36 kraadi. Liidame mõlemad nurgad kokku, et saada täisnurga Tallinnale ning see on 62 kraadi. Müncheni ja Kiievi vahemaa leidmiseks saame uuesti kasutada koosinusteoreemi.
pannes arvud olemisse, saame vastuseks ligikaudu 1390 kilomeetrit. Seega vastus on, et Kiievi ja Sofia vahemaa on 1020 kilomeetrit ning Müncheni ja Kiievi vahemaa on 1390 kilomeetrit. Sellega sai esimene osa meil lahendatud. Nagu näha, ei võtnud see üldsegi nii kaua aega, kui teemad on teil selged. Kindlasti likeige seda videot, kui oli abiks ning video descriptionis on ka playlist iga aasta lahendusvideole, nii kitsa kui ka laia oma. Sellega on tänaseks kõik. Näeme varsti uues videos.